Ma tänan Jumalat, et mul on eriline au täna siin ees seista ja tervitada nii Eelimi kogudust kui kogu kristlaskonda, kes meid jälgib, ja ka mittekristlasi või lihtsalt vaatajaid. Aga teate ühte, et see on hea uudis, et Jeesus Kristus on surnud kõikide eest. Kas sa oled Jumala inimene või ei ole, ka sinu eest on surnud. Ja Jumal tahab õnnistada kõik. Ja ma palun, et Jumal seda tänast teenistust veel või jutlust õigemini, juba meil on olnud siin ülistus väga Jumala kiitmiseks tõusnud üles kõrgemale, kui see lagisib. Ja tänan Issandat, et meil on inimesed, kes tulevad, kes teenivad Jumalat erinevate andidega. See on rikkus, see on koguduse rikkus. Tänu Jumalale selle eest. Ja juba alguses Marianna siin rääkis seoses selle aastavahetusega ja uue aastaga, siis mina paneks tänase jutluse pealkirjaks Uus loodu. See on piiblisalm. Ma peatun sellel uuel loodul. Aga enne seda me tihti mõtleme, kui aastavahetus on vähemalt, ma mäletan, meil oli nii, et teeme teatud otsuseid, et mis on halvasti olnud või see aasta seda ei tee või teeme teistmoodi või kellele tuleb andeks anda ja palju asju. Ja muidugi maailmas elades oli väga, pean tunnistama, et sai isegi šampuse klaase kokku lüües, ma ütlen maailmas elades, et uuest aastast me enam ei riidle või veel asju, mida me enam ei tee. Aga kahjuks peab ütlema, et need asjad kuidagi jäid lubadusteks rohkem ja püüdlusteks ja kõik see asi tuli ikkagi tagasi ja sa tegid ja teinekord tegid veel hullemini ja veel rohkem tegid. Ja see kordus ja ta kordub praegu inimeste hulgas. Ma ütlen teile ette, kui me täna räägime sel teemal, mul on sõnum selle asja jaoks. Aga ta lõppeb siis, kui sa saad ühendatud Jumalaga, Jumala lapseks, kui sa oled uus loodu, kui sa sünnid uuesti. Vaat see on, mis tõesti lõpetab selle endise nii kergelt võib-olla antud lubadused, mida me nüüd ei tee enam. Aga ma tahaks peatuda täna mitmel kirjakohal. Aga alustan koos Jumala sulase Kenneth Hagini mõtetega, jagades siin ühte kohta tema raamatust. Ja piibli koht on 2 Korintuse 5:17. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. See on üks võtmesalmidest täna, ma ütlen. Aga veel tuleb mitmeid kirjakohti siin. 2 Korintuse 5:17. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Ma ei loe siin sõna-sõnalt, aga ma mõne koha võtan, tsiteerin ja paneme hästi tähele. Siin praegu juba, mis ma ütlesin, on väga tõsine asi tuleb.
sellest väga palju oleneb. Mõtiskle selle salmi üle täna, sest kui sa ei mõista seda tõde, mida uus sünd endast kujutab, takistab see su usku ja ei lase sul vastu võtta neid õnnistusi, mida Jumal tahab sulle anda. See on, ma lihtsalt kordan teda. See on nagu, ma ei tea, koolis kuskil lastele. Tähendab, mõtleme selle üle. Kui sa ei mõista seda tõde, mida uus sünd endast kujutab, me peatume sellel hiljem, aga ma natuke siia ette rutates juba, kui sa ei mõista, mis uus sünd endast kujutab, siis selle tulemuseks on, ta takistab sinu usku. Ta takistab sind uskumast Jumalasse. Ta takistab, ta torpedeerib nii-öelda sinu usuteed. See on kõige hullem, mis saab olla. Ja selle tulemusel ei lase ta sul vastu võtta neid õnnistusi, mida Jumal tahab sulle anda. Kujutad ette, Jumal tahab anda sulle, õnnistada, muuta, teha, aga ta ei saa seda teha. Jumal ei saa teha seda. Sellepärast, just sellepärast, et me ei mõista, mis tähendab õige uus sünd, me ei ela selle järgi, me arvame võib-olla seda olevat, aga seda ei ole ja kõik see on takistuseks Jumala õnnistuste saamisel. Ja elavad inimesed siis, kui nii ette rutates siin öelda, ilma Jumala õnnistuseta, ma räägin kristlastest, ma räägin kogudusest, mitte maailmast. Maailm on maailm. Maailm on maailm. Ja tänu sellele on nii palju kurbust, on valu, on leina, on haigusi, on lahutusi, on tänu Jumalale. Siin oli eelmine pühapäev oli see tunnistusi anti. Siin mitmed inimesed andsid tunnistusi siin sama sees. Ma peaks ütlema, päris suur hulk rahvast tundis huvi selle vastu. Inimesed kuulsid. Mitmed sajad, päris palju seal oli. Ja väga palju oli ka nii kiitvaid pöidlaid seal püsti pandud. Tänu Jumalale selle eest, mis oli selle tunnistustega, ka inimesed tunnistasid, mis oli muutunud nende elus. Mida ta tegi enne ja järsku ühel hetkel ta ei tee seda enam. Ta on uus loodu Jeesuses Kristuses. Ja seda ei saa mitte oma jõuga. Oma jõuga ei saa. Loeme siit edasi natukene. Inimese vaimne loomus on langenud loomus. Saatanlik loomus. Inimene sai saatanliku loomuse saatanalt, kui Aadam tegi pattu. Ja mitte ükski inimene ei suuda muuta oma inimloomust. Jäta meelde, mitte ükski inimene ei suuda muuta oma inimloomust. Aga Jumal suudab. Siin on asi, ma ei tea, kas kõik nõustuvad sellega või mitte või arvavad, et ikka sa suudab, siis ma ütlen, ei suuda. Ei suuda. See mees on selle kirja pannud ja see mees teadis, mida ta kirjutab. Sest sellel oli Jumalaga eriline suhe oli. Ja seda pole vajagi, seda sellist, et tema seda ütleb, kui sa mõtled selle peale, nagu ta ütleb, mõtleme selle üle, kui keegi on Kristuses, ta on uus loodu. Ja kui sa oled uus loodu, selle uue looduga kaasneb kõik see uus. Ja seda annab ainult Jumal. Ainult Jumal. Ainult Jumal. Ma ei taha seda korrata, neid vanu asju nii palju on räägitud, aga ütleme, mina olen seda oma silmaga nii palju näinud.
Et mind panna midagi teistmoodi uskuma või arvama või kui keegi mõtleb ikka, see ei ole, ma ise teen ja ise saan ja ise jõuan ja ma nägin, mida Jumal tegi vanglas. Ma nägin sadu mehi, keda Jumal muutis. Siin ei ole enam juttu, kus sa võtad, mis sa saad. Ise nägin. Olin selle asja tunnistajaks aga loomulikult see ise hakkas must endast pihta, eks ole. Ja sa ei lähe sinna rääkima midagi, kui sa oled ise see vana veel. Nii, kui sa sündisid uuesti, tuli midagi otsekohe sinu sisse. See vana saatanlik loomus lahkus sinust ja sinusse tuli Jumala enda elu ja loomus. Kas on nii? Kas sa tunned, et on nii? Ja. Ma ei räägi seda, et me võime eksida, me võime mingil määral teha pattu, langeda. Seda on Jumal teab ja näeb kõik seda, eks ole. Aga ikkagi lõppude lõpuks see on uus ja isegi kui sa teed midagi, mis ei ole õige, siis sa tead, kuidas edasi käituda, mida teha. Sa tunnistad selle, Jumal vabastab sind, sa teed, mis on õige. Ja püha vaim juhib seda selle. See kuulub selle uue loodu iseloomu hulka, ütleme nii siis, eks ole. Sa ei tee enam seda, mis sa tegid. Sa ei saa seda teha, sest sa oled uus lood. Sa ei saa lihtsalt. Ja kui inimene teeb, siis ta ei ole uus lood. Ta arvab, et ta on uus loodud. Paljud arvavad. See on üks tragöödia, ma ütleks. Paljud on religioossed inimesed, käivad kirikus ja armulaual ja muud asja ka teevad seal, mis vaja ja nad arvavad, et kõik on korras. Ei ole korras. Ei ole korras. Jumal lõi su täiesti uue olendina, uue looduna, sisemisest inimesest, sinu tõelisest minast, mis on vaim inimene, on juba saanud uus inimene Kristuses. Sisemine inimene, vaim inimene. Vaim inimene, sinu sees on vaim inimene. Ja see on muutunud. See on muutunud. Kui ilmekalt, ja küll ma ütlen veel, kui tuleb inimene, kes see pühapäev Jumala teenistusel põlvede peal võtab Jeesuse oma päästjaks vastu, järgmine pühapäev tuleb ta kirikusse ja ütleb Oljus või kaplan, kuidas keegi seal nimetab või kellele ma olin seal isana lausa, otets, tead isa sulle ja mõnele ka püha isa ja nad ei teinud nalja, nad võtsid väga tõsiselt, ma ütlen seal, siin tunnistajan kõrval. Ja ta tuleb ja ütleb, mis muga on juhtunud, ma ei saa seda enam teha. Ma ei saa teha seda. Vaata, kui seda oleks tulnud mõni, ma ei tea, täna kuskil koolilaps või keegi siin kirikust või räägib midagi veel, aga kui nende inimeste hulgas, kes tõesti olid seotud niivõrd selle patuga ja nende asjadega, ta tuleb ja ütleb, ma ei saa teha seda, mis muga on juhtunud. Ta isegi ei tea, mis taga on juhtunud. Ja siis sa seletad talle, nii, juhtunud on vaat see ja see ja see. Ja sellest me täna räägime. Seepärast ära vaata ennast füüsilisest, välisest, loomulikust aspektist. Vaata ennast vaimsest seisukohast. Näe ennast uue looduna Kristuses. Miks? Sest sellisena näeb sind Jumal. Jumal näeb sind uue looduna Jeesuses Kristus. Kas see ei ole? Siin võiks juba halleluuja hüüda, uuesti minna, hakata ülistama Jumalat praegu ja lõpetada ära see jutt. Mis siin enam rääkida?
Nüüd on ainult, kas sa oled või ei ole. Kas sa tunned ennast või ei tunne. Kas sa oled muutunud või ei ole muutunud. Jah, teatud asjad tahavad tagasi tulla. Tahavad. Selleks kurat teeb tööd kogu aeg. Küll ma ei taha au anda siin praegu, aga ükski inimene ei saa kuradiga võistelda tarkuses ega kavaluses. Ükski inimene, ära looda seda, et sa teda üle mängid millegi. Ainult see, mis siin ka ülistuse ajal toimus, vastu seista Jeesuse Kristuse nimel ja Jeesuse vereväes talle vastu astub. Vaat see on relv. Aga isiklikult lihtsalt ei toimi see. Isegi need inimesed, kes võivad piiblisalmidega, aga sa võid neid piiblisalme ei tea, kui palju välja öelda, aga kui sul ei ole Jumalaga seda vahekorda, siis see salm ei loe mitte midagi. Ja umbes sama võrdlus ma võin tuua, budistidel on ka oma terved rida neid õpetuse asju, ma võin hakata neid laduma välja siin või mõnest muust usundist. See ei tähenda, et ma olen budist, ma ei ole budist. Aga ma võin nende tõdesid rääkida. Samamoodi võib inimene rääkida Jumala tõdesid piiblist, salme, aga kui seda ei ole endal, siis see ei toimi. Siis Jumalaga see on vaja korda panna. Asi ei ole nii lootusetud, siis on lõpp ja nüüd ongi läbi. Ei ole. Pane korda, tee korda. Esimene asi, kui inimesed tulevad jutule või on asjad, siin on muresid ja muid asju, siis kuuled ära esimene soovitus, mis on, paneme asjad korda. Teeme nüüd nii koos Jeesusega. See on lahendus. Nii et, kes sa siis oled, kes mina olen? Ma olen uus loodu. Vanad asjad minu sees said mööda. Kõik asjad minu sees said uueks. Mul on uus elu. Mul on uus loomus. Mul on Jumala elu. Aamen. Öelge kõik, kes on seda, ütle aamen selle peale. Aamen, aamen, aamen. Ja ta on nii. Ta on nii. See on tõesti, praegu ma lihtsalt tunnen, et nagu juba võiks lõpetada. Aga siiski on veel, mida rääkida. On veel, mida rääkida. Ja see kõik, kui me räägime selle mõttega neid asju, et olla valmis, olla valvel, teada asju, nagu praegu see osa juba, mis sai läbi vaadatud, see andis meile kindla selguse, mis võib olla takistuseks, kui sul ei ole asjad korras ja kui asjad ei lähe nii. Neid asju on miljoneid asju, mis ei lähe teinekord. Sa teed ise, arvad, et see on õige, aga Jumal ei ole üldse tahtnud, et seda asja teha nii. See ei pea olema patu asi, aga lihtsalt sa näed tühja vaeva ja mis siis on? Parem palve. Mul on omal praegultki on teatud asjad on otsustada vaja ja teha. Parem asi on see, Jumal, sündigu sinu tahtmine. Sündigu sinu tahtmine. See on hea, vaat nii ma näen, on veel parem, sealt võib tulla, see võib tulla, aga kui järsku kõik läheb teistmoodi, mis siis saab? Jumal, sündigu sinu tahtmine. Täna ma loen mitmest kohast teile ja praegu loeme Rooma kirjast, Rooma kirja 6. peatükist, väga tuttav koht. Ja me vaatame praegu seda selleks, et on uus aasta, uued asjad võivad tulla, mida me ei tea.
nagu juba ka Marianna siin nimetas ja tõesti, maailm on täis ootamatusi ja vaenlane ka tegutseb selleks, et kindlasti midagi ebameeldivat meie eludesse tuua. Aga see ei pea nii minema. Ütlen kohe ette, see ei pea nii minema. Ära tee valesti midagi, ära anna talle maad, ära anna talle meelevalda teha, võta kuulda, palu Jumalat, püha vaim on see, kes räägib. Vennad, õed on, kes on selleks pandud, kes on määratud Jumala poolt. See on väga oluline ka, kust sa keegi abi otsib oma. Ma tean kahjuks, on neid abiandjaid niisugused, et lihtsalt Jumal hoidku, hoia eemale, ma ütleks, hoia eemale, jookse ära sealt, kui sa mõne juurest. Ja pimedad teejuhid, üks kukub auku ja kisub teisega kaasa, kõik. Aga nüüd see Rooma 6. peatükist. Siin on jutt ristimisest, aga siin on palju sügavam tähendus, milleni me kohe jõuame. Või te ei tea, see on 3. salmist, 6:3. Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse, Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Vaat siin on uues elus. Jäta see meelde. Hakkab maha matmisega. Miks on see ristimine vee alla kastmisega? Uputusristimine nii-öelda. See ongi maha matmine. Täna minu teema ei ole ristimisest. Seda ma olen rääkinud, kes on ristimisele läinud, et see ei ole lihtsalt, väga hästi on selle kohta öeldud üks väljend, kui kes läheb ristimise hauda nii-öelda või sinna basseini, kuidas me ei nimetaks seda, ja ta ei ole meelt parandanud, läheb sinna sisse kuiva patusena ja tuleb välja sealt märja patusena. Kogu lugu. Kõik. Ja ära looda siis midagi head saada. Aga me lugesime, sa oled maha maetud ja üles tõusnud koos Kristusega, et uues elus käia. Uus. Midagi uus. See on tähtis asi. Ega asjata Jeesus ei näidanud ette seda Jordani jões. Ta ei olnud kuskil templis, et seal talle pritsiti seal mingit vett peale. Ta oli Jordani jões ja ristija Johannes ristis teda. Mul on tänulik Jumalale, et on olnud selle koha peal, nimelt seal kõrbes, oli Surnu mere poole kuskil 60 kilomeetrit Jeruusalemmas, kus see jõe käänak oli ja et see koht, vähemalt see on ära märgitud, seal on suur müügipunkt, seal saab osta kitleid ja kõike ja trepid lähevad sinna vette ja kõik. See ei ole see koht, kus ristitakse, suured ristimised on Iisraelis kuskil. Ka kuskil Jordani jões on väga suured ristimised. Ja seal on sadade kaupa inimesi ristitakse, aga see on teise koht. Ja see on just see, kus Jeesus ristiti. Jeesus näitas ette. Johannes ütles talle, et sina peaksid mind ristima. Ja sa tuled. Teeme nii, nagu peab olema. Ta näitas ette. Jeesus näitas ette. Siin ei ole midagi rääkida, kas peab nii või naa või pritsime. Jeesus on näidanud ette, tee nii ja kogu lugu. Mis veel selle on vaja? Ja aga lapsed ja kõik peame ristima. Kus see kirjutatud on? Minu piiblis küll ei ole. Jeesus õnnistas lapsi.
meie õnnistame lapsi. Parandage meelt ja siis laske ristida. Need on tõed. Võib-olla ma eksin, ma ei tea, aga ma võtan selle aluseks, mida Jumala sõna ütleb. Kuna me seda teame, et tema vana inimene on ühes temaga, tähendab Kristusega risti löödud, et patu ihu kaotataks, nõnda, et me enam ei orjaks pattu. Sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Kui sa oled surnud, siis sa oled õigeks mõistetud patust. Puhtus, kord. Võime eksida, võime kukkuda, paranda meelt ja mine edasi. Ja kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis me usume, et me ühes temaga saame ka elama. Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnuist üles äratati, enam ei sure. Surm ei valitse enam tema üle. Kas sa tead, et sinu üle ka surm ei valitse? See on üleminek teisele. Me lahkume sellest maailmast, aga see, millest me rääkisime enne, sisemine inimene, vaimne inimene, see ei sure ära kuskil seal hauas või krematooriumis, kus seal põletatakse midagi. Ei. See läheb kas Jumala juurde või läheb ta oma peremehe juurde, kes on tema üle valitsenud. Marianna ühel päeval rääkis ühe inimesega. Tema tervise eest on palutud. Jumal on tõesti seal imet teinud, ma ütleks nii. Ja Marianna küsis, kuidas on olukord. No, kõik on parem, kõik on parem, Jumal, mõne Jumal on Ma tahaks näha neid tuusid, kui palju nad on terveks saanud. Vähkjadest või muudest. Aga räägid Jumal, ei, ma ei usu. No usub midagi, usub, eks. Teate, kurb on vaadata. Kurb on vaadata, aga midagi ei ole teha. Võib-olla nad leiavad ka kunagi teise nime, selle tuu asemel tuleb Jeesus Kristus. See on meie asi, palvetada ja tõtt rääkida. Öelda, see ei aita, kallis sõber, see sülita nii palju kui tahes üle, ma ei tea, mitme õla, aga see ei aita siin. Me oleme näinud küll, kes neid asju teevad. Sest mida ta suri, seda ta suri patule ühe korra, Jeesus tähendab. Aga mis ta elab, elab ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesusest. Seepärast ärgu valitsegu siis patt teie surelikus ihus, et te kuulaksite teda tema himudes. Patt tuleb kavalal. Ma ütlesin, kurat on kaval. Tema teab rohkem sinust ja sinu nõrkustest ja asjadest, kui sa võid arvata. Minu nõrk samamoodi. Tuleb. Et me ei kuulaks tema himudes. Kõigepealt sa pead Jumala vaim avab sulle, et sa tunned ära, mis on õige asi ja mis on vale asi. Et see asi ei ole mitte kuskilt absoluutselt Jumala poolt tulnud, vaid see on saadetud otse, võib-olla põrgust saadetud. Mul kunagi ütles üks, me tulime vanglast töölt Mariannaga, peatusime ühes kohas
sööma ja seal tuli üks seltskond, 3 nooremat meest, aga mitte nii noored, ja jäime järjekorda, seal me olime ees, seal üks toidutare tol ajal olid veel. Ja ta oli purjus, kõikus seal ja vaatab mulle otsa ja ütleb järgmise lause. Ma ei karda seda välja öelda, ma oleks väga õnnelik, kui see asi nii oleks. Selle lausega on seotud üks asi, ma räägin edasi teile. Kui ma rääkisin Albert Wexleriga või Albert Türnpuuga, kes on praegu Iisraelis elab, ja nimetasin seda, mida mulle öeldi, siis ta ütles, seda ütles sulle otse kurat. Mitte mingi teemon, vaid kurat. Ja nüüd ma ütlen selle lause, siis vaatas mulle otsa ja ütleb niisuguse lause. Ma ütlen, tegemist oli purjus ja kõikus ja neid oli jah, nüüd ei mingisugused alla käinud, ei ütleks nii. Ja ta ütles niisuguse lause. Kas Buchenwaldi gaasikambrites on gaas otsa saanud, et sa veel siin kõigud? See oli öeldud. Ja selle kohta Albert ütleski, seda otse kurat ütles sulle. Seda on nii vihane mu peal. Ma olen uurinud kirikuraamatutest ja oma sugupuud nii palju kui saanud. Kahjuks ei ikka näitab eestlane. Ma oleks väga õnnelik, kui ma oleks Jeesusega ühest rahvusest. Väga õnnelik oleks. Aga see ütlemine, niisuke ütlemine, praegu mis ma teile ütlesin, kas Buchenwaldi gaasikambritest on gaas otsa saanud, et sa siin meil oled. Kui mul oleks Jumala laps olnud, siis ma ütlen teile ausalt, ma olen teatud asju omal ajal õppinud ja teinud, siis see mees oleks vaes oma olnud. Võib-olla need 3 kõik, see ei ole küsimus. Aga ma ütlesin, Jumal õnnistagu siin. Ja, nii ütlesin, oli nii. Ja. Tulime vanglast ja see oli toidutare, mis oli Pärnu maanteel enne laagrit oli üks, seal paremal pool oli. Seal oli niisuke kiirtoitlustamine ja seal see asi juhtus. Nii et, miks ma sellest rääkisin? Et siin on mitu asja. Esiteks, ma olen uusloodu, aga teiseks, see inimene oli kuradi saadik ja siin on ainult üks näide sellest, kui kaval ja kui tark on kurat. Ja võib-olla see oligi öeldud selle kurat, mõtles, mina lähen nüüd õnge või midagi teen seal või annan kätele voli, ta oleks seda oodanud muidugi. Kui palju ma olen rääkinud meestele vanglas, kes olid seal, just nende löömiste pärast. Ma ütlesin, kui sa kellegile annad seal kolaka ära, siis arvasta seda, et kurat hoolitseb selle eest, et ta kindlasti kukub peaga kuhugi vastu trepinurka või asja ja on surnud või midagi taolist, et sa saaksid võimalikult suure karistuse. Kurat hoolitseb nende asjade eest. Ta ainult viib sind, et sina teed ühe asja. Kui palju on igasuguseid pattu langemisi, inimene ei saa arugi ühel hetkel, aga mis see oli, mis ma tegin? Ma lähen edasi siit oleks veel, aga lähme edasi. Korintuse kirja lähme.
Ma võtan 16. salmist ja 2. Korintuse 5. peatükk. Uus elu Kristuses. Siin on see alapealkiri toodud. Uus elu Kristuses. Me täna räägime sellest, nagu te olete juba kõik ilmselt aru saanud, et elada õigesti, elada Kristuses. Nagu pealkiri või teema on uus loodu Kristuses. Uus loodu. Ja kui sa mõtled praegu võib-olla, et no mis uus loodu, ma olen 30 aastat usklik olnud ja mis siin enam uus loodu või, siis ma ütlen, see on suurim eksimine, mis saab olla, millega kurat tahab nii-öelda lohku tõmmata meid, et kõik on korras. Kõik on korras. Ei ole korras. Ei ole korras. Aga tänu Jumalale, kui me paneme tähele kõike seda, mida on meile õpetatud ja mida Jumal räägib oma sõna läbi, siis on korras. Siis on korras. Sellepärast ma loen 16. salmist. Me ei tunne praegusest ajast peale kedagi liha poolest. Ja kui me ka oleksime tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne teda nüüd mitte enam nõnda. Ja nüüd jälle seesama kallis salm. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Ma tead, praegu tuli niisugune, ütleme järgi. See ei ole mingi lasteaia komme järgi, aga see on Jumala ees. Ma ütlen selle enne lause, et ma olen uus loodu Jeesuses Kristuses. Kõik vana on möödunud ja uus on loodud. Ma olen uus loodu Jeesuses Kristuses. Kõik vana on möödunud ja uus on loodud. Tänan sind, Issand, selle eest. Tänan sind, Issand, selle eest. Sina surid minu pattude eest. Ma tänan, Jumal, ja sinu valatud vere eest Golgata ristil. Ma tänan sinu valatud vere eest Golgata ristil. Aamen. Kohe tunned, et kõik tuleb kaasa sinuga, tänu Jumalale. Me läheme Jumalaga kaasa sellega. Mitte Ooljusega, aga Ooljus läheb ise samamoodi. Vajan mina. Võib-olla mõnes asjas rohkem kui teie veel. Jumal teab seda asja. Vaatame edasi siit. Aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi, et meile anda lepitusameti, sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvestanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on tema, kes ei teadnud midagi patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja. Millised sügavad sõnad. Kui siin sai tunnistatud ja mul omal on neid tunnistusi küll ja küll, et sest patust vabanemise, millised momendid on olnud, siis tea seda, et ta on tema, kes ei teadnud midagi patust. See on Jeesus Kristus. Meie eest, sinu eest, minu eest. Jumal tegi Jeesuse patuseks. Kas me ei peaks siis armastama teda ja tänulikud olema? Ei taha seda korrata lihtsalt, aga see tuu ei olnud Golgata ristil. Või mingi moslemite jumal või krishnaidid või.
või Buda või, ei olnud Golgata ristil. Nad olid kõik siin maailmas, jaa. Suured õpetajad olid. Mõnedel on mausoleumid ka püstitatud. Aga nad ei olnud Golgata ristil. Ja nende hauad ei ole tühjad. Kuskil nende luud veel on olemas, kui nad kuskil on. Aga just see sõna, et minu eest, sinu eest tegi Jeesuse patuseks, kes ei teadnud midagi patust. Tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest. Ja selle mõttega, selle eesmärgiga teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Sa oled Jumala õigus tema sees. Õigeks mõistetud, jah. See on eraldi tunnistus, Marianna ükskord räägib sellest teile, kui ta sai otseselt selle sõna õigeks mõistetud. Aga ma lähen ka 6. peatükki, 2. Korintuse 6. peatükis. Siin on pikk kirjeldus asjadest, mis on, ma mõtlesin seda, kas ma loen seda. No, teie loete nagunii seda või olete lugenud ja loete ikkagi, aga võime lugeda, et siin on nii palju asju, mis meile võib-olla ei meeldi. Ma tahan, miks see peab nii olema, miks see peab nii olema, kohe kuuleme edasi. Aga olles kaastegevad, me ka manitsema, et ei Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Pane täheleks sõna jälle, et ilma asjata. On asja pärast, aga on ka ilma asjata. Sest ta ütleb, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval. Näe, nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev. Me ei anna üheski asjas mingit põhjust pahanduseks, et meie ametit ei laidetaks. Vaid kõiges me näitame endid kui Jumala abilised. Ja vaat nüüd hakka kuulma. Kui Jumala abilised, suures kannatuses, viletsustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaeva nägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikas meeles, helduses, pühas vaimus, silmakirjatsematus, armastuses, tõe sõnas Jumala väes, õiguse sõjariistade varal paremas ja vasakus käes, aus ja häbis, kurja kõne all ja hea all, kui eksitajad ja ometi tõtt rääkijad, kui tundmatud ja ometi küll tuntud, kui surijad ja vaatame elame, kui karistatud, kuid mitte surmatud, kui kurvastatud, kuid ikka rõõmsad, kui vaesed, kes aga teevad paljusid rikkaks, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle pärast on kõik. Vaata, see lõpp paneb siin kõik paika. Kui me lugesime, ma ei hakka siin aja mõttes juba peatuma pikemalt enam, kõik need hoobid, viletsused, hädad ja nii edasi. Sa algus mõni loeb, oi ei, mul niisugust Jumalat küll ei ole vaja, mis ma ikka pean ikka teistmoodi elama kuskil lossis ja omama kõike seal ja nüüd järsku siin viletsus ja hädad ja ma ütleks, kõige kurvem on see, et mõned mõtlevad nii. Mõned mõtlevad nii, jah. Ei, mul ei ole, ma ei taha seda. Ma tahan teistmoodi elada. Ma tahan omada neid asju kõike ja siis on hea kõik.
Jumalale ka natuke ja kirikus ka käime. Aga kui sa seda algust, mis ma lugesin, jäta meelde, see on 2. Korintuse 6, eks ole. Lugege veel, mõelge selle peale. Kui sa selle jätad välja või tahad sellest mööda hiilida või ei, see asi mulle ei lähe ja siis tea, et see lõpuosa, kui vaesed, kes teevad paljusid rikkaks, kui need, kellel ei ole midagi ja kellede päralt on kõik, siis tea, et see osa jääb sul saamata. Seda ei toimu. Kui see esimene osa sa ei võta vastu, jah, Jumal, sina näitasid ees seda teed, ma lähen järgi. Ja siis ka see järgmine osa tuleb sinu. Ja lõpetuseks veel mõtlesin, kas seda ka, aga tasub siiski seda ka täna. Uus aasta, uued algused, uued kiusatused võivad ka olla väga tõenäoliselt ja ongi. Paljudel on neid. Kui sa ütled, ei, mulle ei tule midagi, siis no, kas ta on nii, ei tahaks uskuda eriti. Ja ka see just 14. 6. peatükist ja 14. salmist. Hoiatus sõpruse eest uskmatutega on pealkiri. Teate, kui tõsiselt on selle asja peale Jumala mees on nagu rõhku pannud. Ja ma tahaks öelda, kui nakkav see asi on ja sa võid nii-öelda konksu otsa minna väga kergelt paljude asjadega. Ja sellepärast loeme ja mõtleme selle peale ka. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis ühist õigusel on üle kohtuga, mis ühist valgusel pimedusega. Mulle väga meeldis üks päev, kui meie koguduse õele tehti üks ettepanek ja tegu oli ka seal pimeduse poolega nii-öelda. Ja ta loobus seal esinemisest, ütles, et kohe tuli mulle meelde, et pimedad juhivad pimedaid, mis mul on seal tegemist. Ütleks veel, et kukuvad auku ka veel, seda Jumal ütleb. Et sa tee vahet, kellega sa suhtled ja kellega sa midagi seal koos teed. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel üle kohtuga, mis on ühist valgusel pimedusega, kuidas sobib Kristus ühte Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga, kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega, sest meie oleme elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud, ma elan nende sees, käin ja olen nende Jumal ja nad peavad olema minu rahvas. Sellepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puudutage roojast. Siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline Issand. See on jällegi iga kirjakoha üle me võime loomulikult mõtiskleda, arutada seda, vaielda,
õigustada millegiga oma käitumist võib-olla. Võib-olla siin, ütleks ise ära, tuleb mõnel ehk niisugune, no kuidas siis nad kuulevad, kui ma üldse nendega ei räägi, siis öeldakse, sa pead ennast paremaks, sa pead uhkeks ja nii edasi, nii edasi. Väga palju põhjendusi võib leida, et ikkagi seda nii-öelda Jumala poolt antud reeglit rikkuda. Minna vastupidises suunas. Palju põhjusi, aga ma räägin ja teate, sellest võiks väga pikalt rääkida ja arutleda neid asju. Aga seda võib ka väga lühidalt kokku võtta selles, et Jumal, kes iganes on Jumala laps, seda juhib Jumala vaim. Nii on öeldud Piiblis. Kui sa oled Jumala laps, siis Jumala vaim juhib sind. Ja Jumala vaim ei juhi mitte kunagi vastu. Ma ükskord vaidlesin ühe teise usulahuga siin Tallinnas ka ja nemad teatud asju põhjendavad hoopis teistmoodi. Ometi, mis on Piiblis kirjas ja kõik. Ja ma küsisin siis tema käest, ma ütlesin, ütle nüüd, kas kui Jumala laps, iga üks, keda Jumala vaim juhib, on Jumala laps, Rooma kirjas, vist 8. peatükis on see. Kas Jumala vaim juhib enda vastu? Mitte iialgi. Mitte iialgi. Kas Jumala vaim saab juhtida selle vastu, mis on kirjutatud Jumala sõnas? Selge sõnaga on see asi. Küsimus oli põrgust, ma võin öelda. Mõnedel ei ole, Jumal on nii armastus, et põrgut ei ole. Inimese jaoks. Paiktuvad ära ja kõik. Ja nii õpetatakse. Ka Tallinnas siin. Mitte kaugel meist. Mis siis vale on? Kas see õpetus või Jumala sõna? Põrgust on palju rohkem kui paradiisist kirjutatud. Need kirjakohti Piiblis on. Ma mäletan, Allan Kroll rääkis ükskord, sellel teemal oli pikem jutu ajamine. Saated ta tegi. Tähendab, kui on kirjutatud nii, siis mina usun seda, mida Jumala sõna ütleb. Ja kui seal on kirjas mitmen kohtades kõigest sellest, siis ma usun seda. Tähendab, ma ei lähe kaasa nende teiste õpetustega ja teiste inimestega asjadega. Ja kogu selle pika jutule, mis sõpruse eest uskmatutega ma ütleks, siis ma ütleks nii, et üks asi, mis ma ütlesin, Jumala vaim juhib, kellega sa räägid ja Jumala vaim annab sulle ise, mida sa räägid. Olen teile rääkinud ja tuletan lihtsalt meelde, et need asjad toimivad. Kui ministri jutule läksin, siis minul ei olnud seda lauset mõtteski öelda, kui vastavalt anti, kui ma küsisin, härra minister, kuidas teie suhe Jumalaga on. Ja siis ta hakkas rääkima mulle 20 minutit, ütles, tal on aega, aga ta rääkis peaaegu pool tundi sellest. Ja siis me rääkisime teist juttu. Vaat see on, kui Jumala vaim juhib. Lähed Jumala laps. Ta ei juhi valesti sind, eks ole. Ja kõik nüüd see jutt, et me peame võib-olla ikkagi, mis on ühist ja ei saa olla ühist. Ei saa olla ühist. Sest Jumala vaim juhib ja igal asjal on omad piirid. Kui palju me peame midagi tegema, kui palju mitte tegema ja kui palju üldse mitte sekkuma sinna või olema. Ja milleks see kõik on? See kõik selleks, et jälle siin lõpus, nagu kokku võetud on, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks. Tähendab, kui sa rikud neid asju kõike, ma alati mõtlen ka teistpidi, siis ta ei võta sind vastu ja ei ole sulle isaks.
ja siis ei saa need head asjad, millest me oleme täna rääkinud, toimida sinu elus. Siis on pahandus otsa ja jama otsa ja ikka on läbikukkumised ja muud asjad, eks ole. Aga kui me kõik see, ka kokkuvõtlikult, sellega ma ka lõpetan, mida me oleme täna kuulnud siin, et võtame seda vastu nagu puhta kullana, siis Jumala vastus on, siis ma võtan teid vastu. See on vastastikku. Sina teed seda, mis on õige. Uus aasta on alanud. Aidaku Jumal meid kõiki järgida neid mõtteid, mida Jumal on andnud meile oma sõnas ja selle järgi elada. Ma soovin seda kõigile meile, kes me siin oleme, kes vaatavad teisel pool ekraani. Ja siis ta ütleb, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks. Ütleb kõige väeline issand. Kõige väeline issand. Tänu Jumalale selle eest. See on tõotus ja me oleme talle poegadeks ja tütardeks. Ma tänan Jumalat, et me võime alustada seda uut aastat just ühe sellise võib-olla tahke roaga, kui võiks nii öelda, et teha üks kindel, ütleme, panna paika see lähtepunkt sellest aastaks. Juba see on tegu, et sa oled tulnud Jumala kotta, sa oled kuulnud ja Jumal arvestab kõige sellega, ta aitab sind. Hoia tugevasti kinni sellest. Ära lase kuradil röövida midagi. Tea seda, nagu me kordasime siin ühiselt, et me oleme uued loodud Jeesuses Kristuses. Kõik vana on möödunud. Absoluutselt, see on möödunud. Seda ei ole ja ise me ennast muuta ei saa. Mitte mingi vahenditega. Ka sellest me rääkisime, just sellest raamatust, mis ma lugesin, Kenneth Hagin. Aga Jumal saab ja ta tahab seda teha. Ta on alati sinu poolt, kui sa pürgid tema poole, kui sa tahad midagi õiget asja teha. Siis tea seda, et Jumal alati, nagu ilusti on öeldud, et kui sa astud seal ühe sammu, siis ta astub sulle mitu sammu vastu, et sind aidata. Teame seda. Täname teda selle eest. Et ta on selline Jumal, et meil on selline Jumal. Meil ei ole mingi nuiaga vihane kuskil pekslev Jumal. Jeesus sai need hoobid enda peale. Enne Golgata risti. Aga meie võime käia selles õndsas teadmises, et me oleme Jumala lapsed, me oleme uued loodud ja see ei kustu ära, see ei ole nüüd, et uus aasta tuleb ja siis midagi möödub ja läheb vanaks. Jah, on kahjuks, on neid inimesi ka, kes oma otsuseid muudavad ja teevad teisi otsuseid aga kurb, ma pean nii palju ütlema, kui mina tean, nii palju kui tean, et ei ole ma näinud, et keegi oleks saanud rõõmsamaks või õnnelikumaks või midagi. Vastupidi, kõik asjad on läinud. Vastupidi. Ära otsi sealt, seal ei ole kellegi anda sulle seda midagi. See, mida Jumal annab üle selle, ei ole kellegi anda. Ühelgi teadusel, ühelgi tehnikal, ühelgi asjal, olgu siin maailmas, mida kõike välja mõeldakse, aga üle Jumala ei ole kedagi. Tema on looja ja tänu talle on see toimunud, mis on toimunud ja tema teab, millal see lõpeb ja igal asjal on oma aeg. Ja ka sellele ajale, milles me praegult elame, tuleb ka üks
lahendus või lõpp või midagi. Aga kui sa oled koos Jeesusega ja käid seda teed, jah, nagu lugesime, on ebameeldivusi, on momente, kus tõesti tahaks nagu põgeneda. Milleks see kõik? Jumal teab, milleks. Tema teab. Usalda teda. Ütle Jumal, kuigi ma ei mõista, millest ma praegu läbi lähen, et miks see on, aga ma usaldan sind. Ma lähen sellest läbi koos sinuga. Tee nii ja sa näed, see olukord muutub kohe. Aga jääd virisema, jääd selle sisse, oi, siis läheb veel hullemaks. Ma ei saa aru, kallis isa, aga ma usaldan sind ja ma võtan vastu selle. Aamen. Aamen. Palvetame, tõuseme, palun. Issand Jumal, me täname sind, et sa oled andnud meile oma sõna. Sõna piibliraamatus, sõna Uues Testamendis. Aga see sõna sai lihaks ja ta tuli siia maailma. Ja nii nagu Johannes evangeeliumis on öeldud, kõik, kes teda vastu võtsid, need said Jumala lasteks. Ta tuli omade hulka, aga hüljati. Aga vaatame täna selle peale, kes vastu võtsid. Me oleme võtnud vastu. Ja Jumal, see on armust antud uus elu koos sinuga, millest ei ole paremat. Ega ei saa olema mitte kunagi ega tulema. Ja ma tänan sind koos kogudusega, et me võime, Jumal, sellel algaval aastal ka nende inimestega, kes praegu kuulevad, vaatavad, Jumal, õnnistagu teid kõike. Tehke õigeid otsuseid, ma ütlen seda. Ärge kuulake kõike, mida räägitakse. Katsu läbi. Jumal annab sulle teada õige asja. Ta kunagi ei lase sul kukkuda, kui sa temast kinni hoiad. Ma tänan, issand, sind selle kõige hea eest. Ma tänan see teenistuse eest. Ma tänan, Jumal, et me võime sinu surma mälestada siin koos. Õnnistades kõike seda, mida sina oled õnnistanud, Jumal. Et koos sinuga olla õnnistatud rahvas. Olla õnnistatud kogudus. Olla teenijad, kes ei karda vastu minna sellele koos sinuga, mitte oma jõust, omast tarkusest, aga koos sinuga. Issand, ma tänan sind selle eest. Au ja kiitus su pühale nimele, nüüd ja igavesti. Aamen, aamen, aamen.